Ma näitan teile siis ühte keskkonda, mida meie kasutasime klassiga jõulupeo korraldamisel. Et selline keskkond nagu Trello.com, et siia saab siis selliseid nii-öelda tahvleid luua, et mul on siin näiteks jõulupeo tahvel. Ütleme, et erinevus, ma ei tea, ma ei ole pikka aega tegelikult Padletit enam kasutanud, aga igal juhul Trello on siis privaatne või selles mõttes, et võõrad inimesed siia ligi ei saa, et ma saan lisada õpilasi või teisi õpetajaid siia, kes siis kõik näevad seda, mis meil siin on ja saavad ise ka kaasa lüüa. Aga kindlasti on siin väga palju erinevaid võimalusi veel, mida mina ei ole kasutanud. Kuna ma kasutasin esimest korda seda, siis ma kasutasin selliseid kõige põhilisemaid, elementaarsemaid asju, et ma näitan need ära, et saate ise omal käel pärast uurida veel. Kui me hakkasime pidu organiseerima, või planeerima, siis me tegime ajurünnaku kõigepealt, panime siia, kuna jõulupidu oli telesaadete kohta, siis me panime siia need telesaated ükshaaval kirja. Näitan siis, kuidas näiteks seda nimekirja saab siit siis lisada. No näiteks tuleks meie klassiõhtu. Nii. Oleks see pealkiri. Ja ütleme, klassiõhtu alla siis, mida me siis teeme? Ütleme, et mängud, on siis toidud, joogid, nii, ja siis iga selle kaardi juurde saab siis nagu sisu luua. Ütleme, mängud, nüüd me saame siia näiteks täpsemalt lahti kirjutada, mis mänge me siis teeme näiteks. Siis saab siia teha ka checklisti. Ma näitan siit, meil oli üks checklist olemas. Eks me tegime to-do listi, et vahepeal, kui me olime poole peal oma asjadega, siis tegin sellise to-do listi, et mis meil juba tehtud on, mida oleks vaja veel teha. Et siin saab siis kirja panna, mis oleks vaja teha ja kui see on tehtud, siis saab siit linnukese ette teha ja siis see läheb nagu siit nimekirjast, tuleb joon peale. Siia saab tegelikult ka lisada vastutajad, aga selleks peaks olema siis tasuline versioon, et kes lipikud näiteks teeb ja siia me saakski kohe selle õpilase nime näiteks panna ja saaks ka ajaliselt ära määrata, mis päevaks ta peab see olema tehtud. Siis teine asi, mida sai veel teha, on label'id, et näiteks kui midagi sai tehtud, siis me tegime selle roheliseks, et need asjad, mis oli vaja teha, näiteks need olid meil punased. Et meil siin on mõned punased veel, need küll sai kõik tegelikult tehtud. Ehk siis panime siia peokava näiteks, mis meil kõik on vaja teha või mis toimub jõulupeol, siis vahepeal tekkis, ma võtsin nädalavahetusel selle Trello ette, siis mul tekkis hästi palju küsimusi, et mina panin lihtsalt kõik küsimused siia endal kirja ja siis me koos, kui me saime kokku, siis me vaatasime need minu küsimused üle ja siis need, millele ma sain vastuse või mis said tehtud, tegime roheliseks. Ja siis näiteks panime siia vastutajad taha, et kuna mul on see tasuta versioon, siis muud moodi ma ei saanud. Ma panin lihtsalt siia nimeliselt siia taha. Aga jah, et üsna palju igasugused, siin saab siis lisada linke, saab pilte lisada, neid dokumente saab juurde panna, et hästi palju võimalusi. Ja siis, nagu ma ütlesin, siis seda saab jagada, saab õpilased siia juurde lisada. Siin oli ka näiteks kui siin lahti kirjutada midagi, siis saab ka kommenteerida näiteks, et no ma ei tea, et see ei ole väga hea mõte või et mul on mingi asi kodus olemas juba, et õpilased saavad ise ka kommentaare siia alla kirjutada või linkidena näiteks YouTube'i lingi panna või midagi sellist. Et hästi palju võimalusi pakub, et mina kasutan tasuta versiooni ja sellega sai väga hästi sai ühe peo ära planeeritud.